tervist, täna on mu esimene võistlus olümpial. Esimene siis selle aasta olümpial ja selleks on klassikasprint. Nüüd ma olen juba jooksma tulnud hommikul, sest tegelikult on päris vara start ja väga palju aega passimist pole, aga esimesed tähtsad asjad olid hommikused toimetused, hambapesu ja kõik need ja siis jooksma. Täitsa ilus hommik on täna. Siin on küll kõrge olümpiaküla aed, aga tegelikult on ilus hommik. Tundub, et võib ilus päev tulla. Kõigepealt eile õhtul. Ma ei tea, mis mul juhtus. Kas nerv oli sisse või mis? Mul üks pool tagumikust on jumala kange. Eks ma pärast üritan võib-olla füsio üles leida. Äkki ta saab aidata mind natukene. Siis see on nagu natuke rohkem kange, kui ma tahaks. Ja teine asi on see, et oli tunda närvi. Võib-olla närv oli rohkem sellepärast, et vara pidi ärkama. 6.50 on minu jaoks suht vara ikkagi ja pigem võib-olla närv tuligi sisse, et äkki ma ei jää magama, sest oli vara start ja siis ma ei jäängi magama. Aga tegelikult ma arvan, et lõpus oli suht okei. Et veidi kauem jäin magama, aga ei olnud midagi hullu. Veits pinget on ikkagi hea. Aga nüüd, nagu näete, siis hommikused ringutused keha tööle. Sest ja võõra start ei tohi olla seda, et teen võistluse ära ja siis on siuke tunne, et ma magasin veel. Aga tegelikult praegu ma arvan, et on juba suht üleval. Küll ma vett näkku ja siis on parem. Aga jah, see tuhara pinge ei ole kõige parem. Ma arvan, et ta nagu ei sega, aga ta ei ole hea ka. Mis seegi jalg tundub kerge. Täna on vaja, et see jalg kergelt ette tuleks. Kui on vaja sealt tõusust üles joosta. See pool on natuke kange. See on täitsa okei. See on okei. Ja siis ongi sööma minek. Võimlesin siin söökla ees juba, nii et see on lähedal. Lähme sööma. Võtsin nagu ikka endale tavalise sükse hommikusöögi, mul siin juba välja kujunenud, igaks juhuks ei näita, sest võib-olla see söögivideo tuleb hiljem meile, et siis seal söögivideos näete kõike. Ja seltskond on hea hommikul, Alvar annab viimaseid õpetusi veel. Sprinterile. Ise ei hakka osalema, coaches don't play või? Teadmisi peab ikka raja kõrvalt andma siis. Hea, kui füsio kaasas on kergis spasm. Sain natuke hooldust ja teibid, nii et äkki läheb paremaks. Veits on küll tunne parem ja nagu hommikul joostes mulle tundus, et ei ole nagu nii hull nagu just sportides, et just see, kui rahulikult ja ongi vaata, siis ta on külm ka, nii et kui ma teen soojendus ära, siis ta peaks paremaks minema, nii et ma loodan ja arvan, et ta ei tohiks võistlust nagu segada. Aga nüüd on suht kiiret riidepanek, sest varsti on vaja juba suuskitesti minna, aga see oli kõigepealt vaja ära teha, nii et kui jõuan hiljem suuski testima, siis pole ka hullu. Jõudsin staadionile, mul 15 minutit aega suuski testida, praegu rohkem ei filmi, jooksen kohe testi. Nii, suusk testitud, ma arvan, et sai päris hea suusk. Teisega võrreldes ta oli nagu palju libedam, mugavam jalas ja pidas, tundus, et sain päris hästi tõusust üles, nii et ma ei hakanud midagi muutma. Praegu tundus, et on hästi test tehtud ja saab korra chillida veel, sest mul on veel vara minna soojendusele. Me saime võid asjad, mis lähevad jala peale. Praegu on hea aeg ära kasutada. Panen need endale jalale ära juba. Number veits kõverat läks, aga pole hullu. Poole soojendus tehtud. Nüüd me saame rajale. Mul jääb siis mingi 25 minti stardini. Saame rajale, saan kiirelt raja üle vaadata. Hetkel tunne okei, aga on hea pingest. Aga loodetavasti see ei sega. No, veits kiiremat tegin, siis oli okei. Kõige haigem on see, et Sepu stardib ju minu ees. Mul on terve see hooaeg, kas Marko ees startinud või siis nüüd on meil Sepuga nii sarnane fistpunkt, et on tema järgi 10 minni starti läheb viimane keel. Nii, ja nüüd ma räägin võistlusest. On küll hiljem, aga ma räägin siis, mis tunded olid, mis mõtted olid. Kahjuks ma pilti näidata ei saa, sest muidu ETV või Olümpia kõik asjad kaebavad mind kohtusse, võtavad mul kõik raha ära ja ma ei saa enam kunagi YouTube videosi postitada. Ehk siis ma pilti näidata ei saa, aga ma panen siis selle
enda pulsi graafiku ja näitan kiirust, näitan pulssi ja räägin, mis tunne selle rajal osal oli. Siin on näha, algus on siis 0 kilomeetrit tunnis, see ehk selle ma alustasin ja oli juba 147 pulss ehk närv oli sees. Ja siis alustame see, kus on see punane see, et nii ja oligi, algus oli sirge, tõmbasin kohe ja hoob ülesse. Selle sirge on nagu näha, olen saanud 33,5 kilti tunnis sisse, siis oli siuke kerge nukk ülesse, kus läks kiirus alla ja siis jälle oli kiirus läks suuremaks, sest oli allamäge. Nii, siis oli see kurviga vasak esimene tõus, kus ma nagu ründasin päris tugevalt seda. Sain seda kuskile 195 ja peale seda tuli siuke platoo ja laskumine kurviga, aga seal kurvis midagi probleeme polnud. 39 kilti tunnis on sisse saanud, pulss on 191 ja sellel hetkel tundsin, kõik oli korras. Siukse, ütleme, paaristõuke osa oli tehtud ja ootas siis siuke kõige raskem võistlusosa ootas ees nüüd. Siit ongi kurviga ja üritasin võimalikult suure hooga saada sinna tõusu. See on siis see esimene tõus ja näha, et ma ei tea, mis see graafik siin teinud on. See on võib-olla veits jamand, aga SA tõusu otsus ma sain 200 pulsi ehk päris korralik. Siis oli kurviga alla, ta on siin natuke jamanud midagi, ehk siis ma täpselt ei oska öelda, aga tundub, et see laskumisel on ka kuskil 32 kilti tunnis sisse saanud. Ja siis oligi see suur tõus. Sõidetud on siis 1.54, 1.55 siin ja täpselt selle koha peal oli vahepunkt, 0,8 vahepunkt. Küll võistluse ajal mina neid vaheaegu ei saanud, sest seal oli mingi jama seal ajavõtusüsteemiga, aga mina olen siis 35. koht seal ja kaotan 7,4 sekundit liidrile, ehk siis natuke on vaja kiiremini sõita. Top 30 saab siis veerandfinaalidesse, ma olen 35. Seda ma sellel hetkel ei teadnud, aga tundsin, et tegelikult on täitsa hea sõit. Et tavai, et nüüd lähme selle tõusu peale ja ega seal tõusul ei olnudki kõik välja, mis mul oli. Siin on näha, kiirus langeb ja pulss tõuseb. Et siin on siuke 14 kilomeetrit tunnis, 13, korra läks 12,9, oli vist kõige aeglasem, mis mul siin korraks näitab. Ja siis saingi sealt tõusust ülesse ja 202 maksimum pulss, täitsa korralik pulss. Ja siis oligi, siit tuli lükata laskumisse väikse kurviga alla, silla alt läbi ja siis siia kurvi. Selle kurvi üritasin siis korralikult ära võtta veel, lükkasin veel jalaga nii palju kui sain. Siin on ka GPS mingit jama teinud muidugi, aga siis seal oli laskumine, pulss on taastunud üle selle silla nuki ja siis oligi lõpusirge. Seal olen saanud siis ka kuskil natuke üle 30 kilomeetri tunnis sisse ja oligi finish. Ja see oli ikka väga-väga raske. Nüüd on tegelikult päris palju aega võistlusest möödas. Nii palju tundeid, mõtteid, kõiki asju. Mõnes mõttes rahulolu, mõnes mõttes räige pettumus, nagu segadus. Läksin kiiresti välja. Poole maa peal vaatasin. See puu ei ole kaugel. Lõpus ka vaatasin, aga ma väga palju temast hiljem ei jõudnudki finišisse. Kuidagi see nagu see vale lootus selle järgi, et tegelikult ei olnud nii pikk sprint ka, et Sepu võiks ju hea olla. Nagu selle järgi nagu lihtsalt nagu kuidas mulle võistlusel tundus, endal tundus, et ma liikusin hästi. Ja siis jõuad finiši, algus näitas üldse 30 sekundit kaotaja, ma olin nagu ei, davai, pakime asjad kokku, koju minek, 30 sekki ja endale tundus nagu hea sõit. Okei, õnneks seal läks aegadega midagi lappe, muutsid ära, ikkagi 16 sekundit, nagu palju mõnes mõttes ikkagi. Ma ei tea, kas ma panin endale siis pinget peale lootus, et kuidagi see siis nüüd kui sealt alla tulla on nagu valus, nagu 5 sekki ikkagi puudu ja mul oli tegelikult juba poole peal, kui ma olin veel 34. koht, mul oli 0,8 puudu, et ma oleks pidanud sealt veel kiiremini edasi tulema. Kaotsin 7,4 sekki poole peal, ehk siis ma oleks tohtinud sealt juurde kaotada, siuke natuke alla 4, aga ma kaotasin 9. Ma langesin 9 kohta. Karm nagu see sprindis on ikka karm konkurents. Okei, nagu võtame selle, et 3. koht kaotab juba 5 sekundit ja 49 sajandikku.
ja siis talle ma kaotan ikkagi 11 ikkagi nagu palju, aga ma ei saa aru, nagu kuidas? Nagu muidu ma saan tavaliselt ülihästi aru, et kui ma lähen kangeks, saaks nagu tunnen, et kust kohas paremini, aga nagu täna ma läksin kiiresti välja ja see tõus, kindlasti oleks saanud teravam olla, aga nagu ma ei saa aru, 16 sekundit nagu, siis see nagu nii suur vahe tegelikult ju. Ja siis ongi see, et tegelikult ma võitsin Seput mingi 6 sekundit. Tundus, et ma olen lähedam talle, aga lõpuks ma vist ei olnud siis nii lähedal ikkagi 6 sekki, ongi 11 sekki. Jõudis ta minust ikkagi varem finišisse või mis 11.9. Nagu ongi konkurents on karm, et see on ikkagi Kas Schumacher, kes siin paar nädalat tagasi oli klassika sprindis poodiumil, ta oli vist teine või oli 3, jäi välja. Benjamin Moser, kes on kõikides sprintides see aasta edasi saanud ja väga hästi sõitnud. Niilo Moilane, soomlane, jäi välja. See venelane jäi välja, sellest on muidugi hea meel. Aga Brügger, Vang, Novak, nagu head nimed ja isegi minu taha, et siuksed nagu paar, aga neil ongi siuke nagu lõpuks tulemuse mõttes ma taseme järgi, FIS-punktide järgi ma olin 45, lõpptulemus 44, ühe koha sõitsin paremaks. Nagu kõige hullem ka ei ole, aga ma ei tea selles suhtes nüüd ma hakkan nalja tegema, on see, et see tagumik oli nii pingas ja kõik asjad olid minu vastu ja pinge. Vahepeal tõusis kerge tuul ja ma ei saanud arvestada sellega ja ongi see, et lihtsalt mõnes mõttes on valus, nagu ma seletasin, aga samas on nagu ma nagu tundsin tegelikult ennast hästi ja ma arvan, et mul ei saa olla halb vorm. Nii et täna teeme õhtul mingi korraliku massaaži, saame selle tagumiku pingest välja. Mul on 3 päeva aega, täna teisipäev, reedeni aega ja me teeme reedel siis kõvasti paremini ja see ongi nagu seal ongi kindlasti mul kõige suurem variant hästi sõita ka, nii et tänane oli siuke soojendus. Palju ma Seput poole peal võitsin? 3 sekki võitsin seda ainult. Mis ma teise poolega võtsin sama palju juurde. Üks vend, kes sõitis ühe tõusu, nagu selle teise tõusu, siis sõitis ühe kaikaga, oli poole peal täpselt minuga sama aeg. Ja lõpus vend oli rahulikult siis 17. Tõusis 19 kohta, ma oleks sama asja peanud tegema, ta kaotas sealt ainult sekundi juurde. Ebareaalne, see vend hakkab tegema vist finaalides. Ja küll, ma ei jäpi enam, ma sõidan natuke suuska peale. Sain lõpuks rajale, kohe hakkavad finaalid. Ma ikka veel olen lootuses, et äkki mu aeg oli vale. Nagu me vaatasime videosi, ma võin sellega, ma võib-olla võin nõustuda, et see viimane tõus oleks saanud palju parem olla. Aga poole peale, kus ma tulin väga hästi, kaotsin ikka 7 sekundit. Ma ei tea, no vaatame, pikalt saan arutada selle peale mõelda, aga praegu on küll selline tunne, et nagu pigem seis on hea, aga võib-olla oleks Uusaga pidanud natuke libedama variandi võtma, et laskumised oleks saanud paremini, aga ei tea, igatahes kuidagi huvitav on, siuke veider tunne on sees. Aga mis ikka, sõidan veits peale ka nüüd siis. Saab koju ka, ma räägi kaua passi, teised on juba, ma arvan, et see poleks mingi pool tundi tagasi, just aidanud teravast. Oi, ja läks. Lahe värk. Aga jah, meestes sõidud hakkasid ja ega mul midagi, pean pea all bussile minema. Sain vähemalt sõidetud enda pealesõidu, lähen koju, panen ülekande käima ja vaatame siis, kes võidab. Sellest pole probleemi, ma arvan, et Klabe võidab. Ja 2 vahel tundud ikka. Bussis on veel sportlase, kes siis edasi ei saanud ja kõigil on telefonid lahti ja kõik vaatavad võistlust. Ja nii on, tuleb koju saada ja järgmiseks võistluseks valmistada. Ja juba veerandfinaal oli väga huvitav, nii et tuleb päris huvitavad sõidud. Nüüd te liitute minuga jalutuskäigul, kus ma kõnnin siis õhtusöögilt tagasi. Ehk siis vahepeal natuke vahele jäänud, aga käisin siis massaaži laual. Üritasime seda tuharat paremaks saada ja tervet keha ka, sest minu järgmise stardini jääb nüüd siis 3 päeva või siis 2 päeva vahele ja siis 3. päeval. Ehk siis täna teisipäev ja reedel on siis mu järgmine start. Selleks tuleb valmis saada ennast. Ma arvan, et täna oli päris hea siuke. Nagu ma tegin väga kõva pingutuse. Ma läksin algus kiiresti välja ja siis sellepärast see võistlus oli raske, et ma lõpus tulin kõikusin ja seal
intervjuu alas nagu väga raske oli olla, et sai nagu ennast tühjaks pigistatud ja reedel peab sama tegema, et tuleb veel raskem. Aga jah, sprint tehtud, 44 koht. Koht võib-olla isegi kõige hullem ei kõla, aga kaotus mul ikka veel kripeldab, sellest ma olen täna palju rääkinud. Aga ütleme nii, et saaks kõvasti hullem olla. Nüüd ma olen juba vaikselt võib-olla üle saanud sellest, et enne mul ikka nagu kripeldas rohkem, aga selles suhtes sport on selline. Ainult üks mees ja see on Kläbo, kes lihtsalt suudab kõik asjad ära võita ja täna ta näitas, kui võimas ta lihtsalt on ja no mitte, et keegi ei oleks seda teada, aga lihtsalt nagu see viimane käik, mis tal on, see on nagu ulme lihtsalt ulme. Temal tuleb arvatavasti kõige raskem päev reedel, kui ta selle võidab, siis võib-olla isegi tõenäosus, et ta võidab ka olümpialt kõik 6 kulda ja minu jaoks tuleb see tähtis päev, eks siis jah, valmistun selleks. Aga lõpetan selle video siin. Loodan, et teile see video meeldis ja ärge unustage subscribe panna ja minge ka Instagrami followma, sest kui saan mõlemas 10 000 täis, siis tuleb suur loos, olümpiavõistlusnumber, maskotid, douchebagi seljakott ja olümpiatelefon ja ma sain just täna teada, kus on mingi nädal aega tagasi, ma vist ütlesin juba selle, et ma loosin telefoni välja, siis ma sain täna teada, et see on väärt mingi 1300 €, et ma hakkasin mõtlema, et kas ikka tasub seda välja loosin, nüüd võib-olla ärge minge Instagrami ikkagi followma ja ärge subscribe'iga. Et jah, igatahes loodan, et see video meeldis teile ja näeme järgmises videos. Nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, TikTok vana Chanel'i komme. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, TikTok vana Chanel'i komme. Mine pikk, kus ta ei püsi siin?